Tänane Kultuuritehase saate selle teema on välismaa, Eesti kunstnikud välismaal, välisesinemised, kas peaks emigreeruma, kas Eesti on provints ja nii edasi. Saatekülalised on kunstnikud, Eesti kunstnikud, kes on kahtlemata väga palju väljaspool Eestit esinenud. Pille Neeve, Kai Kalja, Martin Saar ning Raul Kurvits. Ma kõigepealt küsiksin lihtsalt üldise tausta andmiseks, et ma ei tea, viimase 2 aasta välisesinemiste kohta igalt ühelt. Viimased, kõige viimane on Korea, Lõuna-Korea, siis USA ja Läti. Selle aasta kõige viimane näitus oli Londonis Anthony Reynoldsi galeriis, kus oli selline projekt, kus iga galerii kunstnik kutsub ühe kunstniku veel, keda ta peaks kunstnikuks ja siis on paari kaupa, kõik oli ainult video. Ja mina kutsusin siis Brasiilia kunstniku Carlos Naderi, kelle looming mulle õudselt meeldib. Aga eelmiste aastate kohta ma soovitaks guugeldada ennast. Kopenhaagenis oli üks näitus, kus oli siis 11 tööd ja tegin pop-arti ja Londonis oli näitus paar kuud tagasi, kus oli ka selline segu impressionismist ja pop-kunstist. No, ma valmistan ette ühte suuremat projekti ja seetõttu, mida ta on välja viia. Seetõttu ma olen viimased isegi rohkem kui 2 aastat sisuliselt ainult siin Eestis tegutsenud koha peal oma atekas. No, pisteliselt on olnud asja Vilniuse maalitriennaalse suvi. Kas Eesti on provints või on see mingi nõukogude ajast pärit illusioon, et mingid õiged mõõdupuud on kusagil mujal ning päris asjad toimuvad kusagil kaugel? Et on vaja uudseid mõtteid siia sisse tuua? Uudseid mõtteid on vaja ise välja mõelda ja on vaja inimesi, kes oskaks neid ära tunda. Et Eestis on minu meelest väga levinud selline seisukoht, et püütakse imiteerida, et vaadatakse, mis välismaal tehakse, siis püütakse seda välist külge imiteerida. Aga see on hästi provintslik lähenemine. Selles mõttes, ja nii geograafiliselt vaadates muidugi Eesti on mõnes mõttes provints, Tallinn ei ole mingi metropol, aga see ei ole mingi tragöödia, see on lihtsalt, nii on. See on oma head küljed ka, et tulekski suurest kohast tagasi ja nii rahulik on jalutada, et pühapäeva hommikul jalutad 2 kilomeetrit, mitte kedagi vastu ei tule kesklinnas, see on tore. Kas välisesinemised on olulised mingiks loominguliseks arenguks kunstnikul? Minul kui performance'i kunstnikul on küll ärakäimine vajalik, et saada mingisugust teistsugust lähenemist või toetust või et kuna performance'i kunst siin ilmselt ei ole väga siuke vaimustust tekitav, siis mujal festivalidel see on parem vastuvõtt. Kas võetakse vastu ja mõistetakse rohkem kusagil mujal? Võid sa öelda spetsiifiliselt, millises regioonis? Seal, kui sa teistest veel rohkem erined, seal muidugi võetakse sind veel paremini vastu. Lõuna-Korea näiteks ja Ameerikas ka. Ma mõtlen just see välimus ja sealt läheb kiks edasi. Ma tahtsingi küsida, et sa oma välist imidžit iga tollini disainid. Ma ei tea, kas ma just kõik disainin, aga just, et see lihtsalt on minu jaoks loomulik, et see ongi niimoodi. Ja kus sa oled need kõige paremini tundnud? Ma arvan, et ma olen Soomes kõige paremini ennast tundnud. Et selles suhtes, et seal on samamoodi, et nad on tagasihoidlikud ja nad lasevad rahulikult olla. Et siis siin pigem vaadatakse halvasti kohati? Ei. Aastast aastasse läheb see aina paremaks. Ja sa saad ka aastast aastasse tegelikult läbi naiste ajakirjade ja selliste meediumidega järjest kuulsamaks. Kuulsus on natuke naljakas sõna, rohkem teatakse. Laiemalt või rohkem sisu ka, et see ei ole lihtsalt mingisugune pealmine pind või. Et ei maksa alahinnata mainstream meediat?
et Martin Saar on inimene, kes on läbi just väga mainstream ja kohati ka kollase meedia andnud endast pildi kui inimesest, Eesti kunstnikust, kes on tegelikult edukas New Yorgis. Kas sellist imidžit on lihtne luua? Muidugi. Et kui ma guugeldasin sind, siis ma sain kohutava hulga Õhtulehe artikleid, natuke meelelahutusliku kallakuga infoportaalid, kus kajastati sinu tegemisi väga põhjalikult ning põhimõtteliselt sa oled Eesti võib-olla siis mingi keskmise inimese tavateadvuses kindlasti olemas kui kunstnik. Samas nagu Eesti Art Worldi seisukohalt vist sind ei ole olemas kui kunstnikku või kuidas? Mul on palju hobisid. Et kuna ma põhiliselt töötan New Yorgis, siis mu teenistus on päris suur ja see võimaldab mul tegeleda paljude asjadega ja selleks kohaks, kus ma nende asjadega tegelen, on paraku Eesti, sest siin on mul vanemad sõbrad ja minu arvates Tallinn on kõige ägedam linn maailmas. Kui kaua sa tegutsesid New Yorgis? Ma läksin sinna 2002 ja ma aasta aega olen olnud nüüd Tallinnas, Eestis. Võib-olla eesti keel natuke mul lonkab paratamatult enamus inimesi, kellega ma suhtlesin, olid ameeriklased. Kui ma sind siia saatesse kutsusin, siis sa ütlesid, et sa hea meelega tuled, et see on väljakutse, et sa räägid, kuidas asjad tegelikult on. Tegelikult on raske. Raske tihti taluda seda Eesti poolset sellist kriitikat ja pressimist ja inimesed on võtnud mingi seisukoha, et mida sa teed, sa ei tohi teha mingi videosid, miks kunstnikud ei tee muusikavideosid, ei mingi, miks sa teed seda või miks sa teed teist, et noh, ma ei tea, mingid asjad, millega ma tegelen, võib-olla natuke rohkem tähelepanu saanud, mõned vähem, et paraku Eestis kunstist räägitakse vähe ja neid kanaleid minu meelest on liiga vähe, mis jõuavad inimesteni, et enamus rõhk läheb ikkagi sinna kollase peale paraku, et kunsti ei osata hinnata veel, ma arvan, et see vaikselt liigub sinnapoole, et olukord 10 aastat tagasi oli kindlasti halvem. Mida sa mõtled sellega, kui sa lased enda imidžil kujuneda vastavalt sellele, et sa oled olnud siis nagu edukas New Yorgis, et mida see tähendab? Selles mõttes, et nagu siit võib vaadata, et ma hullult plaanisin, kujundasin seda, aga minu jaoks see lihtsalt läks nii, ma läksin kunstiakadeemiasse õppima graafilist disaini. Viimasel kursusel ma sain aru, et see päris ei ole minule mõeldud, ma jätkasin seda tööd New Yorgis, aga mu unistus oli saada kunstnikuks tegelikult. Nii et oma graafilise disaini töö kõrvalt ma leidsin siis õhtuti aega, et maalida nii palju, kui ma sain ja mu elatust oli disainitööst. Ühel hetkel lihtsalt see murdepunkt tuli, kus mu maalide eest maksti sama palju kui mu disainitöö eest ja siis rohkem ja ma sain selle vabaduse, et ma sain ainult maalida siis, kui ma tahtsin. Teinekord õhtuti, teinekord hommikuti, teinekord öö läbi. Mul on olnud üks periood, kus ma 6 kuud maalisin järjest. Perioode, kus on väga palju inimesi, väga suuri projekte, muusikavideosid. Aga minu eluunistus oli saada kunstnikuks. Mis tüüpi galerid sa tõid müüvad? Kus sa esined? Kes su maale ostavad? Ma arvan, et päris palju on juhtunud, et tänu minu hobidele ja erinevatele seltskondadele on inimesed enne mind tundma õppinud ja siis alles kogemata sattunud võib-olla mu stuudiosse või minu koju. New Yorgis esindab mind üks galerii, see oli päris hea mainega kvaliteetne nii-öelda tegijagalerii, galeristile mu tööd meeldisid, nii et ta pakkus mulle näitust ja siis kõik läks sealt edasi. Et noh, see, et ma Eestis olen selline, nagu ma olen, see on nagu lihtsalt algul esimesed aastad ma tegin oma asju ja ei olnud üldse kursis, mind ei huvitanud mingi press või selline kajastus, ma ei osanud seda üldse nagu oodata, kuni ma arvan, et ma sain tuttavaks Inesega, siis kõik muutus, siis kuidagi nagu ma olin automaatselt erinevates teemades sees ja sattusin olukordadesse. Ma pärast pidin nagu mõtlema, et miks
asi oli Elu24 või miks see asi oli Kroonikas, lihtsalt nagu juhtus. Sa tunned, et sa oled nagu mingi Tauno Kangro laadne fenomen? Ja ma arvan, et Tauno Kangro on päris kõva tegija. Et ma tean, et heidetakse ette, et tal on palju tellimustöid ja ma ei tea, ma arvan, et vanasti renessansi ajal ainult tellimustöödest kunstnikud elasidki, et kuidas saad skulptuuri teha, nagu, et pulli pärast võtame hunniku rauda ja siis taame selle mingi skulptuuriks, et hästi äge vaadata. Et taoline kuvand kunstnikust on, ta peab olema raske, ta peab olema külm ja ta peab higistama, olema vaevas ja siis kuskil maalime, ära surema, siis ta tööd on hästi kallid. See on selline tavaline kuvand. Raul Kurvits, olid oma kuulsuse tipu Eestis aastal 2000, kui sa otsustasid vallutada New Yorgi põhimõtteliselt. No niimoodi ju võib-olla mingi kollane ajakirjandus jälle väitis vist, eks ole? Ei, et olles magistrand EKA-s, andsid meile loenguid, see jättis nagu üsna siiralt sellise mulje, et sul olid kõigis suurtes kohtades Eestis korraga isiknäitused ja sa avasid Vaalgaleriis näituse peale vist kunstijoonet ja kunstijoone galeriid ja siis lahkusid uhkelt New Yorki telekaamerate saatel. No see oli päris tragikoomiline jah, kuidas see ajakirjanduse kaudu nagu välja kukkus, aga ühest küljest oli tõesti nii, et hetkel vist tõesti olid Eestis minu jaoks võimalused ammendunud, et tõesti ma pean takkärgi tunnistama, et ma ikka päris palju kannatasin selle käes ja selle all ja võib-olla siiamaani. Ma olin seal üldiselt terve 2 aastat, mis on, ma pean seda väga kõvaks sõnaks, et 2 aastat see nii-öelda sai elus püsitud. Et sai ju mindud turistiviisaga praktiliselt ilma rahata. Kas sa rikkusid viisarežiimi ju sellega seoses, nagu Maira Onaste? Muuseas ei rikkunud. Tähendab, mul tööluba ei olnud, eks ole, mis takistas mul ka tööd saamast ja tegi mu elu sedapidi väga raskeks. Aga muuseas viisarežiimi ma absoluutselt ei rikkunud. Viisa pikendamine käis nimelt nii, et iga 3 kuu tagant või poole aasta tagant tuli käia lihtsalt New Yorgist korra ära, maalt väljas, korra sai käidud Londonis, siis lennukiga edasi-tagasi, siis ükskord Eestis, korra proovisin Kanadasse, aga Kanadasse mind ei lubatud. Kuidas läks siis? Üldse New Yorgis? Jah. No see aeg, kui ma seal olin, et 2 aastat läks ausalt päris hästi, ei saa kurta. Selles mõttes, et ma seadsin lati hästi kõrgele, aga ma läksin seal 40-aastaselt ja ma lõin selles mõttes nagu lati kohe hästi üles, et ma tegelesin ainult tippgaleriidega. Et kuna kolleegid ka informeerisid mind, et kui ütleme selles vanuses alustada kuskilt nagu nišigaleriidest või mitte kõige kõrgemat järku galeriidest, nagu kommertsi peale minna, siis sinna sa endast ära lahterdadki ja sinna see asi nagu jääbki. Aga nüüd nagu tippgaleriidega asja ajades peab silmas pidama, et umbkaudu on 7 aastat see waiting list, kui suga üldse hakatakse nagu tegelema. Näiteks ma suhtlesin Ronald Feldmani galeriiga, kes omal ajal tegi kuulsaks Ameerikas Joosef Beuys'i ja Ilja Kabakovi ja nii. Aga probleem on nüüd nagu selles, et kui sa seal 7 aastat nüüd nagu oled ilma tööload ja oled endalt võtnud ära ka võimaluse nii-öelda kommertsgaleriidest, siis et kuidas oma üürid makstud saad, kuidas üldse elus püsida. Et see ei huvita kedagi. See ei huvita kollast ajakirjandust, see ei huvita ka kahjuks seal siis neid tippgaleriste. Ja siis põhimõtteliselt kuidagi kujunes nii, et kui ma olin Eestis käimas niimoodi tagasi, siis kuidagi ma jäin siia nagu pikemaks ja siis veel pikemaks ja siis ma äkki avastasin, et tegelikult on mul tuju läinud selle üldse tagasi. Aastal 2005 ma ühel Chicago festivalil kohtasin New Yorgist pärit meediakunstnikku, kes rääkis, et sa oled eestlane. Mu ateljees on peatunud, et kõigi aegade kõige kuulsam Eesti kunstnik. Ja siis ma tükk aega nagu nuputasin, pakkusin nimesid ja siis tuli välja, et lõpuks tuli tal meelde, et selle tüübi eesnimi oli Raul. Kas see oli osa strateegiast, et levitada enda kohta seal infot, et sa oled väga kuulus kunstnik Eestis? Ma ei tegelenud eriti niisuguste asjadega. Kas tagantjärgi hindad, et
see nii-öelda vallutamisplaan, et kas see oli võib-olla natuke naiivne, kas see oli kokkuvõttes ebaõnnestunud või sa leiad, et sa ikkagi jõudsid päris lähedale tippule? No tegelikult on niimoodi, et nende galeriidega ma suhtlen ju praegu ja siiamaani, eks ole, vaid see on lihtsalt asjade loomulik protsess. Ma leidsin, et ikkagi konkreetselt kunsti enda peale mõeldes, et milline mu kunst siis nagu tegelikult on, mis asjad need on. Et see vajab ikka väga suurt nagu süvenemist ja aega ja tegelemist ja Eesti on minu jaoks olnud kõik see aeg ikkagi hoopis soodsam keskkond siis konkreetselt seda kunsti teha. Kuidas kommenteerib seda 40 aastat noorem Eesti kunstnik, kes samuti väidab, et ta on esinenud tippgaleriides? Meie teen on selles mõttes olnud erinev, et mina läksin üldse, see tuli kogemata see New York sisse, see oli vahepeatus. Tegelikult me olime teel Hawaiile, me ei jõudnud sinna ja siis me jäime New Yorki. Tegelikult me pidime minema surfama, puhkama pooleks aastaks pärast ülikooli. Et mul õnnestus ülikooli ajal juba hakata töötama graafilise disainerina ja 2000 aastal ma tegin uue Sangari logo ja terve korporatiivse identiteedi. Et ma töötasin ööpäev läbi ja siis oli paar töökohta veel. Olin alkoholi konsultant Soome laevadel. Ja Baarmen siis? Poes pakkusin soomlaste alkoholi. See, kes neid tasuta näidisid annab? Teinekord see ka ja see oli reitstöö ja siis pärast seda olin lillekastja ja siis veel Eesti Panga territooriumi haljastusinsener. Eesti Panga territooriumi haljastusinsener ehk koristaja. Sa oskad asju väga ilusti öelda. Ja ütleme nii, et õhtu kujunes nii, et ma leidsin ennast maalimast või joonistamast ja ma alustasin garaažis 2000 aastal, ma arvan, siis jõuliselt, kui Ameerikas sai tellitud aerograaf ja siis kompressoriga ühendades said pritsida välja värvi ja külmas garaažis siis sai erinevaid töid tehtud ja kuidagi õige tunne oli sees, Kas on olemas ühemõtteline nagu hierarhia, et on väga-väga head galerid, kus on kasulik esineda ja see on selline ühemõtteline ja fikseeritud süsteem? Võib-olla päris ühemõtteline ei ole, aga kuidagi ei saaks ka öelda, et seda ei ole olemas, on ju. Et seda ei saaks nüüd öelda, et see on kõik. Umbes nii nagu kui ma läksin Tallinna Ülikooli tööle, siis minu kolleegid, kes seal ka nagu pedasid ennast kunstnikuks, siis ütlesid, mis Anthony Reynolds, et ma võiks ka teha Londoni keldrigaleriis näituse, ma lihtsalt ei taha. Et päris nii see ei ole. Ei, tuleb nimesid nimetada, see on loogiline, see on professionaalne. Kui see on kuskil näitus olnud, siis sa ju ei ütle, et mul oli lihtsalt näitus Londonis või Helsingis. Sa ütled, mis galeriis, loogiline ju. Muidu inimesed ei saa ju aru, sest loomulikult mul võib ka olla Londonis kuskil raamatukogu tagatoas üks näitus ühest pildist, on ju? See pole see. Eestis sama ju. Aga mis on sinu jaoks oluline kunstis? Mida sa pead kunstiks? Kes on kunstnik? Mõte, originaalne mõte. Mis teistes inimestes tekitab mingit vastupeegeldust? Kes on tänapäeval kunstnik? Eelkõige mõtleja. Vähem käsitööline, aga võib ka käsitööline olla. Ma ei ole selle vastu kuidagi. Kunstnik võib olla igaüks. Hea käsitööoskus ka näiteks tähtis. Aga peab olema või? Ei pea tingimata olema, näiteks on ka sellised kunstnike ju maailmakuulsad kunstnikke, kes on õppinud näiteks matemaatikat või filosoofiat või kirjandust hoopis. Ja see annab neile mingi lisaväärtuse näiteks, et nad ei oskagi joonistada, nad tahagi. Igasugust võib olla. Mina olen selle poolt, et kõik tohib olemas olla, aga pisut oleks heal tasemel. Aga kunstnikke on ka režissööre. Kas kunstnik võib teha muid asju ka siis või? Kunstnik võib kõike teha. Iga inimene võib kõike teha, mis tal hästi välja tuleb. Mis tuleb halvasti välja, seda võib ka teha. Muidu ei saa ju teada, mis hästi välja tuleb, kui ei ole proovinud. Sa mõtled, kunstnik selles mõttes, kas võib muud teha, et näiteks kui sa oled maalija, et kas siis võib skulptuure teha? Tänapäeval, mitte ainult tänapäeval, vaid viimased 100 aastat ju tehakse kogu aeg ainult nii. Miks eestlased on nii kriitilised? Sa oled ise kui eestlane ju. Kas ma tean, sellised vastikud. Võrreldes välismaal, ma ei tea,
kui sa tuled Ameerikast, siis juba lennujaamast tulevad näod vastu, kes on siuksed väsinud, räsitud, istud taksosse ja siis on just koni ära visanud mingi veel, no kuhu sõidame. Kogu see, ma ei tea, raske on siin nagu heavy. Ja no kultuurilised erinevused, lihtsalt see isiklik distants on eri kultuuriruumides erinev, et noh, et kui lähedale sa võõrast endale lased, kas sa nagu hakkad taksojuhiga juttu ajama, kuidas su lennujaamast koju sõidutab või mitte. Aga võib-olla, et see muutub ka, vaata nagu Villeneuve ütles, et see on viimasel ajal muutunud, et inimesed enam tänaval ei ole liiga kriitilised ja mingeid märkusi. Pigem nagu asi nagu läheb nagu positiivsema, eks ole, et kui varem võis olla nagu see, et sa said ainult nagu mingid negatiivseid kommentaare, siis see on pigem nüüd, et nagu positiivsed kommentaarid, et naeratamist on nagu rohkem. Et aktsepteeritakse erinevaid võimalusi välja näha ja ma arvan, käituda. See muidugi kindlasti on nagu see, et inimesed liiguvad nagu rohkem. Ja oleks avatumad. Jah. See ongi märk, et Eesti provintslikkus on kahanenud äkki? Ei, vastupidi. Ei, no miks mitte? Nüüd ju inimesed käivad välismaal, näevad, käivad galeriides, muuseumides, näevad ka sellist kunsti, mida sa teed, ja siis nad hakkavad aru saama ka rohkem, Seda ma ütlesingi, et provintslikkus on kahanenud. Maailm üldse jääb nagu väiksemaks, et sa saad kõige kohta, just nimelt sa saad guugeldada kõige kohta. Et võib-olla varem oli isegi see, et kui inimene kuhugi läks nii, mida varem, seda rohkem, et piiri taha, et see tema tegevus seal ei üsna nagu hoomamatuks siinpool olijate jaoks. Kunst ongi rahvusvaheline, minu meelest see ei ole mingi eriline teemagi tegelikult, et kas esineda Eestis või välismaal või mõlemis või nii kuidas keegi tahab ja vajalikuks peab. Ja kuidas ta suudab seda finantseerida? Ja kuidas tal õnne on ja kõike ka. Kas sul on õnne olnud? Jaa, väga palju. Seda võib ka teistmoodi nimetada. Vaata, et üks asi on, kui sa ise ütled, et sul on õnne olnud, et mõni teine võib selle kohta öelda, et äkki sa oled ise nagu midagi teinud ka selleks, et sul õnne oleks. Ma tahtsin veel küsida residentuuride kohta, et kas olete kasutanud võimalust kuskil võõras keskkonnas töötada? Tihti üksinduses, et kas te pidanud seda vajalikuks? Kuhu sa lähed? Islandile. Ma tahaks Berliini minna, see on pikka aega olnud mõttes. Seal on päris suur jõuline kunstiliikumine ja igalt poolt ma kuulen ainult positiivseid noote, et suured angaarid on hea hinnaga võimalik rentida ja seal elada ja see on massiliselt on praegu. Ma just tulin 2 nädalat. Kuidas seal paistab? Ühe tuttava ateljees lihtsalt, maksin talle üüri natukene. Ei, no lihtsalt ma tahtsin kasutada sellist võimalust, et lihtsalt 2 nädalat käia näitustel, nii palju kui ma jaksan ja tegin oma tööd ka, ma sain nüüd valmis uue video esmaspäeval. Palju on ju selliseid kohti, mis meeldivad, aga et saaks käia igal pool siis, kui tahad. Et ei oleks sellist sundust, vaata, me ju mäletame nõukaajas seda, mis tunne see oli, kui sa seisid sadamas ja vaatasid seda väravat ja mõtlesid, et võib-olla ma elu jooksul kunagi ei saa Soome näiteks. Sina kujuta seda ette, mina mäletan seda. Et minul on sellest ajast peale see välismaal käimine kuidagi seotud ikka selle vabaduse ihaga veel. Et ma saan tõestada, et ma saan minna igale poole, kui ma tahan. No ma olen samamoodi olnud Berliinisse, aga ma olen alati tuttavate kunstnike ateljeedes olnud ja töötanud, et ma niimoodi konkreetselt mingit residentuuri ma hetkel küll ei plaani. Berliinis sai siis resideeritud, kui see müür veel poolenisti püsti oli ja tollel ajal oli ikka see erutus minna välismaale, see oli ikka väga palju suurem kui praegu, sest et siis oli ikka karm, sest sai tõesti see üks Saksa mark taskus, lõued ja rull kaelas, eks ole. Ja raamipulgad, et koha peal, et sealt ei peaks ostma kogu selle lauavirn seljas, eks ole, hääletades kaubalaevadega. Nii on saadud ka resideeritud ja just nimelt Berliinis. Teema lõpetuseks küsiks, et kas te arvate, et te seote oma elu Eestiga või te ei välista ka emigratsiooni? See on nii naljakas küsimus, mis asi on emigratsioon, ma ei või lihtsalt. See on nii, et kui sa oled sisse kirjutatud, kas sa kirjutad välja, kas sa tohid seda teha, kas sa reedsid kodumaa. My God, see on nii absurdselt. Kui sellised seosed tulevad, siis see on ikkagi nagu kuskilt teisest aastast pärit minu jaoks. Minu see oli neutraalne küsimus.
Ei, no, ma arvan, me oleme tegelikult üsna palju siia sisse kirjutatud. Just nimelt need, kes on kuidagi teisest ajast pärit, räägivad nagu seda juttu, emigreerimise juttu. Tänapäeva maailmas on ju, maailm on lahtine, et sa oled Eestis natuke aega, sa oled mõnes teisel maal natukene aega, siis oled jälle Eestis, et ma nagu ei mõista seda emigreerumise niisugust pateetikat. See on niisugune nõukogude aja taak minu mõelest. Ma olen ise väga konkreetselt kannatanud sellega, et kui see sama New Yorgis käimine oli, et siis ma ei tea, siiamaani laekuvad kommentaariumites niisugused sõimulaviinid, et just kuna oleks kodumaa reetnud ja ma ei tea. Sina arvad, kas sind on juba süüdistatud kodumaa reetnud? Ma võin sind süüdistatud igast asjades, ma arvan. Ma arvan, et see on olnud kogemus ja see teeb tugevamaks, ma arvan, et ega siin midagi teha ei ole. Et elame siin karmis, reaalses, materialistlikus maailmas, kus väärtusteks on uhked autod ja firma brändid. Ma mõtlen, et üldiselt Eestis praegu on ju selline probleem küll, et paljud inimesed lähevad välismaale ja jäävadki sinna, et kui seda ikka väga palju on, siis see võib olla küll mingi teema, et see ei ole nagu päris ainult niimoodi, et igaüks läheb ja las läheb ja kellegi asi ei ole. No kui siin Eestis jälle elu paremaks läheb paari aasta pärast küllab siis vähemalt pooled jälle tagasi tulevad. Aga kes seda elu siin paremaks siis teeb, kui kõik ära lähevad, kõik ajudega inimesed lähevad ära? Need ainult, kes on nii jobud, et lihtsalt ei märka ära minna, need jäävad siia, need ei saa ju asja paremaks teha, see on loogiline. Ma ikka usun, et päris, ma tahaks uskuda, et päris ainult jobud ka siia jääb. Ma olen positiivse maailmavaatega. Sandra ju plaanis mul käest küsida, et miks ma pole ära läinud, mõtlesin selle peale täna. Ja sain aru, et see sellepärast, ma olen lihtsalt nii loll. Ammu oleks võinud minna. Aga see on niisugune, kuidas tuju parajasti. Vaata, tegelikult kuskil mujal ei ole sul ka nii suuri probleeme kui oma kodumaal. Siin sa tunned kõiki inimesi ja kõik need probleemid on sügavad. Vaata, kõik igasugused vastuolud inimestega on ka sügavad. Kui sa oled välismaal isegi kas või paar aastat, siis ikkagi sa oled seal külaline ja kõik on pealispindsem ja sellepärast tundub ilusam. No, mina arvan ka, et inimesed ka väga palju naudivad reisimist sellepärast, et eriti kui sa käid ühes kohas ja ühtede inimeste juures mitu korda, sa iga kord sa pakud rõõmu, sest sa tulid jälle külla. Ja siis loodetavasti sa lahkud mõne aja pärast, aga ma olen kuulnud ka, ma ise ei ole kuskil pikemalt olnud, aga ma olen kuulnud, et kui nad saavad aru, et sa ei olegi külaline, vaid jääd sinna, siis tekib mingisugune konkurents ja suhted nagu muutuvad ka mõnes mõttes. Ma olen jälle tähele pannud, et kui on jälle sedapidi, et inimesed liiga kauaks jäävad siia ühe koha peal istuma, siis isegi kõige paremad tüübid võivad nagu minna hapuks kuidagi. Meil tekib ajukahjust. Ja, täpselt. Ise tunned ka enda pealt, et kui liiga kauaks on jäänud istuma, siis ikka aju läheb hapnema. Nii on. Mis see kriitiline ajajärg siis on, millal hakkab halb? No üle 3 aastal on juba... Kui 3 aastas on küll liiga palju. Aasta. Ja aastas peab ikka mitu korda ära käima. Et kindlasti Eestis peab olema maist septembrini, oktoober ka, siis novembrist juba peaks natukene puhkama kuskil mujal paar nädalat. Surfama. Siis iga 2 kuu tagant võiks kindlasti käia kuskil ära, kas või nädalaks. Mina oli teinekord mõtlen, et ma olen nii palju reisinud juba ja olen nii vana ka, et nüüd ma võiks juba vaikseks jääda, et mitte lennukiga lendamisega liiga palju ka atmosfääri kahjustada ja üldse, et nagu hakata juba surmaks valmistuma. Niimoodi, mis on naerad. Aitäh! See saade Kultuuritehas oli teemal välismaa ning me oleme kunstikonteineri galeriis Katrin Piile ja Johanna Sibile näitusel.